natukene siis üldjuttu ka Itaalia kohta, et maa on suur ja lai ja teie ainult 2 maakonnas nüüd olete täna ja homme, et me alustame siit Lombardiast, läheme korraks üle Piemonte maakonda ja siis tuleme jälle Lombardiasse tagasi. Aga Itaalia võtab endale 301 225 ruutkilomeetrit ja jaguneb maakondadeks. Kui me järgmisse riiki läheme, siis meil on seal kantonid ja ülejärgmises riigis on meil liidumaad, nii et me siin seikleme väga erinevates administratiivsetes piirkondades, aga maid on lausa mitu, nii et Itaalia, siis tuleb Šveits, siis tuleb Austria ja lõpetame Baierimaaga teil Saksamaa suurima liidumaa lennuväljal, kus te sealt kodupoole tagasi lendate. Nii et Itaalia siis sellise suurusena sega üle 301 000 ruutkilomeetri ja jaguneb ta maakondadeks, 20 on neid maakondasid. Alustame aga ilusa järve ääres Lago Maggiore. See järv on 2 riigi vahel jagada, nii et osa sellest järvest kuulub Šveitsile, osa Itaaliale. Täna ja homme hommikul oleme me Itaalia poole peal ja siis läheme homme üle kohe peale sõitu Šveitsi poole peale ja meid võtab vastu selline itaaliakeelne kanton Šveitsist nagu Ticino kanton. Ja natukene siis sellest järvest ka, et sügav nagu Alpijärved ikka kõik peaaegult sama suure sügavusega nagu Kardajärgi, umbes 372 meetrit on kõige sügavam koht. Järv asub 193 meetri kõrgusel üle merepinna ja järve idakallas jääb siis Piemontesse, see, kus meie teiega osaliselt praegu oleme. Aga nagu ma ütlesin, et see Emasaar nendest on kõige suurem, sealgi on loss, mis Borromeo palee, mis 16.–17. sajandil ehitatud ja ruumide vana asetus, hinnaline sisustus osaliselt säilinud. Tänaseni dünastia liikmed, järeltulijad elavad. Nende kodu on küll Milanos, aga suveresidents on siin saarel, nii et Capella saarele tulevad võib-olla Tongi augustis on nendel ju ka samamoodi puhkus, et kui meie täna seal seda ringkäiku teeme, on osadele akendele kardinad ette tõmmatud. See näitab seda, et me Borromeode isiklikku aiakesse, mis on pisikene, vaadata ei saa. See algusaasta on ka tähtis, et aasta oli siis 1632. Palee ehitustega tegelesid arhitektid Castelli, Cagnola ja Fontana ning see kaunis palee valmis Lombardia varabarokk stiilis, mida me imetleme. Ruumid olid kallid ja luksuslikult sisustatud, on seda tänaseni ja Flaami Gobelin vaipadega meie ekskursioon selles saalis seal lõpeb, et siis saame aeda minna ja seal aias anname teile ka vaba aega. Luca Giordano saal on seal ripuvad Giordano ja Bernardino Luini maalid, seal on nagu maaligalerii, minu meelest see galerii osa on kõige umbsem seal ja natukene palava ilmaga võib-olla on paha seal pikalt rääkida või pikalt viibida, aga giidid kindlasti seda arvestavad. Ja barokkstiilis on kujundatud ka see eksootiline aiapool, mida me selle saare peal siis külastada saame. Seal tähelepanu püüavad kindlasti valged paabulinnud, aga kui neil on väga palav, siis nad on põõsast alla peitu läinud. Šveits on 4 keelemaa, et siin Šveitsis räägitakse ju saksa keelt, räägitakse prantsuse keelt, räägitakse itaalia keelt ja räägitakse romaani ehk reti keelt. Lugano järve äärde jääb selline pisikene paik nagu Melide ja Melides on mini-Šveits. Mini-Šveits avati 6. juunil 1959. aastal ja park tähistas 2019. aastal juba oma 60. juubelit. See on minipark vabas õhus, mis asub Melides, Lugano järve kaldal olevas romantilises külakeses Tessini kantonis, Šveitsi itaaliakeelses piirkonnas.
park on ümbritsetud kuulsate mägedega nagu Monte Generoso, Monte San Salvatore, Monte San Giorgio ja kõik kuulub UNESCO looduspärandite nimekirja. 14 000 ruutmeetril sellel pargialal on vaatamiseks 120 käsitsi valmistatud Šveitsi kuulsat ehitist, mälestusmärki ja transpordivahendid, mis kõik on valmistatud mõõdus 1:25. Üks 3560 meetri pikkune mudelraudtee, kus sõidab 18 rongi läbi pargi üle sildade mööda raudteejaamadest ja seda vaadates ei löö ainult laste südamed kiiremini, vaid ka täiskasvanute omad. Laevad sõidavad järvedel, autod kiirteedel, köisraudteed viivad läbi õhu mäele ja funikulöörid sõidavad üles mäkke ja mäest alla. See oli kaitstud koht gegen Überschwemmungen. Ja ka üleujutustest, sest mägi või siin all oli ju see soo. Da ist dann Bellinzona später entstanden. Et sinna Bellinzona siis hiljem alla Orgu linn kerkis. Kleinen, sicheren Ort. Et see oli väike kindlustatud koht. Aber bis zu die römische Zeit. Aga kuni Rooma ajani. War die Siedlung auch noch da oben? Also oli see asula ikka veel siin, ka Rooma-aegne kindlus. Die Römer hatten nie große Anlagen im Tessin. Tessini selles praeguses kantonis roomlastel suuri selliseid garnisonilinnasid ja ei olnud. Mailand war natürlich der Hauptsitz, auch für die römische. Ka Rooma ajal oli peakorter ikkagi Milanos. Mediolanum. Ja, aber Bellinzona und dann Richtung Norden haben sie auch gebraucht, um diese restlichen Teile der Schweiz zu erobern. Aga neil oli vaja ka edasiminekuks võimalust ja see oli Bellinzona, kust siis edasi põhjasuunda sai Šveitsi teistele aladele. Und darum war hier der Stützpunkt. Ja see oli siin niisugune kaitsepunkt. Et see on kõik vahemik 1250 kuni 1500 kogu see müür siin. Kui me läheme nüüd Lugano linna, siis ikka peame rääkima, et seal finantskeskus on, pangandust ja terve Šveitsi peale tähtsuselt 3. finantslinn tegelikult Zürichi ja Genfi järel. Nii et seal ikka seda tööd ja leiba jätkub, aga Bellinzona või Bellinzona linn siis nii palju noortel ei paku, et noored lähevad välja. Aga öeldakse Lugano kohta, et ta on selline elegantne linn ja pidanud kõrget hinda maksma selle hea järje eest siin, et küll on olemas väike vanalinn, aga jah, mõned pargid, kuid linnapilt on peamiselt ikka need kõrghooned, nagu te siin näete, ja uhked hotellid. Montepree on see mägi, mis sinna otse ette jääb ja mille kõrgus on 925 meetrit ja selja tagant me tulime, seal oli see San Salvatore mägi. Kui me nüüd veel natuke nendest hotellidest edasi jõuame, aga paremat kätte näete, et selline järveäärne promenaad kogu aeg saadab kuni Paradiisoni välja. Aga täna nüüd meil on esimene päevapool ju sõita mööda Šveitsi territooriumi. Me ei ole vist neid numbreidki üle rääkinud, et Šveits on pisut väiksem kui Eestimaa, mitte väga palju, küll natuke või umbes 4000 ruutkilomeetrit väiksem, võtab enda alla 41 285 ruutkilomeetrit ja jaotus on siis hoopis teistmoodi. Eile Bellinzonas me päris palju ajaloost ja sellest kõige esimesest Šveitsi konföderatsioonist ehk Šveitsi esimestest kantonitest teiega kuulsime. Nii oli ka Bellinzona kindluste nimed nende kantonite järgi. Kõige vanemad siis Uri, Sõtsi ja Unterwaldeni kanton, 3 võimast kantonit, kes hakkasid siis endale maid juurde liitma, aga kõik need liidetud said pärast iseseisvuse. Ja ma laseksin teil ringi käia siin sellise kaartikese, kus on 26 kantonit koos oma kantoni värvide ja vappidega
et siis on võib-olla parem ülevaade. Ega autosid siin mööda sõites jälgida, et auto taganumbri peal on alati ka selle kantoni märk olemas, et on näha, missugusest Šveitsi osast siin need teedel olevad väikesed autod liikumas on. Aga kõige suurem kanton on see, kuhu meie teiega täna välja jõuame ja see on Graubündeni kanton. Ticino kantonist ehk Tessinist me teiega tuleme. Ja eks need kantonid on paljud ka linnade nime järgi, et näiteks Schaffhauseni linn on andnud kantonile nime Schaffhauseni kanton või St. Galleni linn omale nime andnud St. Galleni kanton ja nii edasi, et palju on nimede järgi. Zürich muidugi sinna juurde ja Genf, aga siit kantonitest tulevad ka need keeleerisused, et me teame nüüd juba mitu korda räägituna, et Šveitsis on 4 riigikeelt, aga piire on ka paljude riikidega, et kui hakata siit lõunast tulema, siis meie oleme praegu piiril Itaaliaga tulnud Šveitsi poole peale piirilt Itaaliaga. Ida poolt edasi minnes jääb sinna piirile juba Austria ja Liechtenstein, üles põhjaossa jääb aga Saksamaa ja lääneossa jääb Prantsusmaa ja kõik need riigid on ka seda keelt mõjutanud, et nendes kantonites, mis nende riikidega piirnevad, räägitakse just suuremas osas seda keelt. Ja kui need kantoni keeled nüüd ära vaadata, siis Šveitsi keeled ära vaadata protsendiliselt, siis eile oli jutt, et pea 64% elanikkonnast Šveitsis räägib saksa keelt, siis järgmine keel on prantsuse keel umbes 20% ja itaaliakeelne kanton ja itaalia keele rääkijaid on tunduvalt vähem, ainult 6,5%. Ja sinna juurde siis veel see retiš või retoromaani keel Graubündeni kantonis suur osa nendest ja see on 0,5 kuni 0,6%. Selle vahel kõigub see arv, keeleoskajate arv. Aga koolis siin ka sellest teile juba juttu oli, õpitakse siis vähemalt 2 riigikeelt, see tähendab, kui sa oled prantsuskeelses kantonis, siis sa õpid näiteks saksa keelt endale juurde, kui sa oled itaaliakeelses kantonis, õpid sa omale prantsuskeelt juurde ja siis 3. valik on alati siis 3. riigikeel, saksa keel näiteks. Kui me tuleme, Šveits oli natuke üle 41 000 ruutkilomeetri, Austria on üle 83 000, 83 876 ruutkilomeetrit. Ja Austria nüüd enam kantoniteks ei jagune, vaid nii nagu Saksamaa, Austria jaguneb liidumaadeks ja neid liidumaid siin loetakse kokku 9. 8 suurt liidumaad ja 1 linnliidumaa, sest pealinn Viin ei ole mitte ainult pealinn, vaid tal on ka liidumaa staatus. Meie teiega jõuame Tiraali liidumaale, aga oma reisil me siin natukene läheme Kärntenisse ja läheme Salzburgi liidumaale, nii et õige mitu liidumaa nurgakest on meie selle reisi sees. Aga täna siis Tirooli poole peale. Ja kui hakata sealt ida poole pealt tulema, kui tavaliselt üle Tšehhi ja Austriasse sõidetakse, siis tuleb seal kõigepealt Niederösterreich ja sellele järgneb Oberösterreich. Need on kõige suuremad liidumaad siit Austria pinnalt. Siis on väike Burgenland, mis on väiksem liidumaa. Siis tuleb Steiermark ja siis tuleb Kärnten ja siis tuleb Salzburg ja Tirool. Tirool jaguneb veel 8 osaks, siis tuleb Vorarlberg ja kui me Itaaliat teame, kus me oma reisi alustasime, et Itaalia kontsaapa kujuline, Šveits ei ole omale erilist kuju nagu tahtnud saada ja ei ole öeldud, et mis kuju võiks Šveitsil olla, aga Austria ütleb, et nende riik oleks nagu piibukujuline. Elanike arv on seal üle 8 miljoni, et nüüd ta juba läheneb sinna 9 miljonile, et sisserännanuid on ka omajagu siia tulnud. Ja uhke Habsburgide residents.
vanasti seda kõike siin ei olnud, mida te praegu näete, vaid siin oli lossiaed. See oli ilusas barokkstiilis lossiaed, mis oli Maria Theresia ajal kujundatud. Aga hiljem tehti ta inglisstiilist pargiks ümber ja see park on tegelikult paremalt sealt see suur roheala. Pargis on ka üks purskkaev ja üks villa, saab vabaõhumalet mängida ja see Karli kuju seisab samamoodi hobune ainult tagajalgadel. Kuldne katus, öeldakse küll, et legend räägib, et Friedrich IV Vaene oli selle maja ostnud, need 2 maja kokku ehitatuna muutis oma esimeseks residentsiks siin küll 15. sajandi alguses, aga siis sellel majal veel kuldset katust ei olnud. Kuid räägitakse legendina või rahvasuu räägib, et tirollased on selle küll valeks pidanud tunnistama, et Friedrich Vaene oli tahtnud teha lõppu sellele jutule, et teda nii vaeseks kogu aeg peetakse ja rahvarohkesse kohta lasi ta selle kuldse katuse ehitada. Aga meie teame siis õiget juttu ja see oli Maximiliani ehitatud. 1895. aastal siia sellise esimese töötoa Avatenisse, millest kasvas siis välja tänaseks hiiglaslik ettevõte. Ning no mida seal alguses kohe näidatakse, et kohe esimeses saalis ootab 300 000 karaadiline kristall, maailma suurim kristall, mida siis saate imetleda. Aga teised kambrid on siin oma disainereid muutnud ja oma väljapanekuid puutud. Et kui ta alustas, siis oli jah, seal 595 kristallist kokku pandud suur lühtel, selline kristallkuppel lausa, kuhu sai sissepoole minna ja seda vaadata. Ja mitmendat põlvkonda juba see perekond tegelikult juhib seda. Praegu on juhiks Markus Langes-Swarovski ja tehas, no te näete kohe seda ise, on suur, et siin pidavad töötama 32 000 töötajat, nii et annab tööd 32 000 inimesele. Aga see kristallimaailm, et see tehti siis 100. juubeliks siin ja eks igal aastal midagi natukene muudetakse, seal seespool on juurdeehitusi tehtud, siin pakutakse ka suviti vabaõhuprogrammi, on kontserdid, on lastele mõeldud üritusi, aga kui ta avati, siis kirjeldati seda selliste sõnadega. Vett sülitav hiiglane, kes vaatajad maagilise jõuga oma sisemusse kutsub, kus imekambrid teie fantaasia tuleb sütitavad ja soovibki ta seda, et teiegi oleksite üks imemaailma külastajatest. Tänaseks on neid olnud siin 10 miljoneid. Hindasid vaadates võib-olla hindade juurde veel paar sõna, et mis need keskmised me siin Šveitsis rääkisime, et ei ole miinimumpalka, vaid on selline ühe vanema ja lapsega pere toimetuleku summa. Et australane üldiselt teenib ka hästi, aga Austrias on see miinimumpalk olemas, et brutona on see kuskil 2700, aga keskmised palgad jäävad ikka sinna 5-6 000 piiridesse. Pensioni alammäär minu meelest, kui ma ei eksi, oli 1700. Erinev, et ja astmeline tulumaks on siin. Mida rohkem sa teenid, seda rohkem pead ära maksma. Ja ülikooli linnaks sai Innsbruck 17. sajandi teisel poolel, nii et meie Eestis oma Tartu ülikooliga võime uhked olla, et meie ülikool on vanem, aga Innsbrucki ülikool rajati 1669. aastal. Ja täna õpib siin nii umbes 25-27 000 üliõpilast. Ja keisrinna Maria Theresia muidugi oli see, kes ka tugevalt toetas haridust ja tema manifestid, tema seadused olid Habsburgide valitsemise sellised tugitalad tõesti, et tema oma valitsemise ajal tegi väga palju riigi majanduse tõstmiseks ja hariduse
andmiseks, et nendel on teine nimetus algkooli jaoks, et nemad ei ütle siia Grundschule, nagu Saksamaal öeldakse algkooli kohta, nemad ütlevad Volksschule ja see on nendel siis 1. kuni 4. klass, aga kõik edasi läheb nii nagu saksakeelses piirkonnaski ikka kombeks on, et siis tuleb see põhikooli osa, mis annab jaguneda ja põhikooli osa võib jaguneda siis reaalsuunaga ehk reaalschuleks ja hauptschuleks ja siis veel ka gümnaasiumiks. Et selline väike selekteerimine nagu laste osas toimub, et kui ikka algkoolis on raskusi olnud, siis ei pea sinna reaalkooli või reaalschulesse ega gümnaasiumisse trükima, et siis esialgu suunatakse hauptschulesse ja siis kui on näha, et on jälle teatud vanusega laps lahti läinud, ehk siis on tulemused paremaks läinud, on ülemineku aeg ka seal 5.–6. klassis. Aga sealt läbi selle maja on üks võimalus saada Franz Josefi hüti juurde. See on see maja, mis natukene kõrgemal paremale sellest kollasest majast jääb. Kohe siit käänaku tagant tuleme välja, siis te näete võib-olla veel selgemini, eks allpool on see kollane maja, kus on iseteenindav söögikoht ja paremale ülesse läheb, et see on see matkamise rada sinna üles Franz Josefi majakesse, kus tema siis oma sissiga peatus ja siin neid vaateid nautis Großglocknerile. Tauerni piirkond oli üleüldse Franz Josefi lemmikpaik, kus ta mägedes jahil käis ja matkamas käis, et kui tal oma abikaasaga enam midagi rohkemat ühist ei olnud, siis selline ühine kirg looduse ja matkamise ja jahil käimise vastu, see oli küll nendel ühine. Oleme kõige ehk siis ka Saksamaa kõige suuremal liidumaal, mis on Baierimaa. Baierimaa oli pikka aega iseseisev kuningriik, siin valitses selline dünastia nagu Wittelsbachid. Wittelsbachide kuningatest on väga paljud sarnaste nimedega, ka siin on valitsemas olnud Maximilian, siin on valitsemas olnud mitu Ludwigit, neid on lausa 3, Ludwig von Bayern, Ludwig I ja Ludwig II ja ilmselt vist tänastele inimestele on kõige enam teada Ludwig II, see kunagine muinasjutu kuningas, nagu talle öeldakse, sest tema lossid on need, mis üle maailma turiste siia toovad ja nende losside külastamine Baierimaal on juba peaaegu kohustuslik programm. Aga Alpide juurde tagasi tulles, et siis Garmisch-Partenkirchen on Baierimaal selline suusakuurort ja suusaspordikeskus, mis samuti pidas olümpiamänge 1936. aastal ja Garmisch-Partenkircheni külje alla jääb Saksamaa kõrgem Alpide tipp, mis on Zugspitze ja mis on siis veidikene alla 3 kilomeetrit ehk siis 2963 meetrit kõrge mägi. Et Alpid on üks ajaloost tuntumaid ja kultuurilooliselt kuulsamaid mäestikke maailmas. Ta moodustab Kesk-Euroopa lõunaosas umbes 1200
kilomeetri pikkuse ja 135 kuni 260 kilomeetri laiuse kaare. Viini lähedalt peaaegu Marseille'i välja ja Viini eelmäestik ongi see Wienerwald, mida siis Alpide eelmäestikuks peetakse. Alpimäestik ulatub üle mitme riigi piiride. Prantsusmaale me seekord oma reisiga jõudnud, aga Saksamaa, Austria, Itaalia ja Šveitsi poole Alpidest nägime ära. Aastatuhandeid on Alpid olnud Euroopa ajaloo majesteetlikeks ja vaikivateks tunnistajateks. Ja meil on ees veel üks linnakene ja selle linna kohta oli kirjutatud nii ahvatlevalt ühel korral ja me vaatasime, et ta siia tee peale jääb, et miks mitte siis ka sisse piiluda, et mis see linn endast pakub. Nimelt üks reisisell oli kirjutanud, et šarmantne linn Ninni jõe ääres, šlaagrika klassika, kindlus, mitte veel paljudele tuntud vanalinn oma uhkete maalingutega, freskodega, röömergasse ja ilus linna purskaev või vana turukaev, mis turuplatsil tänaseni seisab. Siis kindlasti vanad kõrtsid, majad, tõstuklift, Kaiserberg ja et kas tekkis huvi, oli siis selle kõige peale seal umbes täpselt nii see sõnastus oli küsitud. Ilusat suve lõpetamist ja mine sa tea, võib-olla kohtume veel järgmistel reisidel.